Alustame naljaga, see polegi päris nali. Venemaa uusim tiibrakett töötab reaktiivmootoril, mille saad lisada oma ostukorvi AliExpressis. See ei ole mingi võltsing ega alla kukkunud lennukilt võetud varuosa. Selle asemel see on päris ametlikult müügil olev toode, mis on algselt mõeldud modellennukite harrastajatele. Vene insenerid võtsid selle ja kinnitasid lõhkepea külge. Ja ühel ainsal ööl tulistas Ukraina õhutõrjemeeskond ühe neist alla õhutõrjekahuriga, mis on vanem kui enamik nende vanavanematest. See on S-8000 Banderoli lugu ehk kuidas rahapuuduses kaitsetööstus ehitas raketi ülemaailmsest mudelipoodidest ning kuidas Ukraina laseb selle külma sõjaaegse tehnikaga taevast alla. Alustame sellest, mis Banderol tegelikult on, sest see ei sobitu täpselt nende kategooriatega, millega me harjunud oleme. Venemaa tiibrakettide perekond on traditsiooniliselt tähendanud selliseid asju nagu H-101, 3M14 kaliibr või 9M727, mida kasutatakse Iskander K-süsteemis. Need on kallid, spetsiaalselt ehitatud relvad, mis on loodud spetsiaalsetes raketibüroodes, toodetud suhteliselt väikestes kogustes ja mõeldud kõrge väärtusega sihtmärkide ründamiseks. Banderol on sellest peaaegu täielik vastand. Selle arendas välja Kronstadt, ettevõte, mis ei ole üldse raketifirma, vaid Venemaa Orion droonitootja. See on keskmise kõrgusega pika lennuajaga mehitamata õhusõiduk. Kronstadt võttis mehitamata õhusõiduki kontseptsiooni ja muutis selle sisuliselt sõjaliseks, ühekordseks kasutatavaks reaktiivmootoriga ründerelvaks. Tulemuseks on midagi, mis asub kamikaze-drooni ja klassikalise tiibraketi vahel, olles oma olemuselt lähemal Ukraina enda rakettdroonidele kui Venemaa vanematele tiibrakettidele. Tehniliste andmete poolest on droon väike, kuid väga võimas. Banderoli kruiisikiirus on umbes 600 kilomeetrit tunnis. Maksimaalne kiirus ulatub umbes 650 kilomeetrini tunnis. See on piisavalt kiire, et edestada neid relvasüsteeme, mida Ukraina on tavaliselt kasutanud aeglasemate Shahed-tüüpi droonide vastu. Selle lennuulatuseks on samuti märgitud kuni 500 kilomeetrit, mis võimaldab jõuda sügavale rindejoone taha, kui droon lastakse õhku okupeeritud territooriumilt või Vene õhuruumist. Relva jaoks kasutatav lõhkepea on kõrge lõhkevõimega killuheite lõhkepea, mille kaaluks Ukraina kaitseluure HUR andmetel on umbes 114 kilogrammi. Kuigi mõned allikad väidavad, et see võib ulatuda kuni 150 kilogrammini. Igal juhul ei ole see relv mõeldud tugevdatud punkri hävitamiseks. See on loodud pehmete sihtmärkide nagu radariseadmed, logistikaladude, korterelamute või muu sellise hävitamiseks, mille jaoks pole vaja spetsiaalset punkrilõhkujat. Relva peamine stardiplatvorm on Orion droon ise ning väidetavalt töötas Kronstadt selle kallal, et kohandada see ka Mi-28N ründekopteritelt tulistamiseks, mis annaks Venemaale teise tarnemeetodi palju lühema ettevalmistusajaga. Kuid mis tegelikult muudab Banderoli uudisväärseks, ei ole lennukikere. Selle asemel peame keskenduma sellele, mis on selle sees. Mais 2025. Ukraina kaitseluure avaldas raketitehnilise ülevaate oma War and Sanctions portaalis relvakomponentide jaotises pärast seda, kui olid uuritud Odessa lähedal rünnakutest leitud terveid eksemplaare. See, mida nad leidsid, oli vähem täppisjuhitav rakett ja rohkem nagu poolest tarbeelektroonikatööstusest kokku pandud varuosakast. Seda taevast läbivat raketivedav mootor osutus Swiss Vivin SVV800 Prox. Hiinas toodetud turboreaktiivmootor, mis oli algselt mõeldud suuremõõtmelistele mudellennukitele ja raadioteel juhitavatele reaktiivlennukitele. Seda müüdi avalikult ja kommertseesmärgil umbes $16,000 eest. Ja jah, see on AliExpressis olemas. Ülejäänud osade nimekiri on samasugune. HUR tuvastas telemeetriamooduli tõenäoliselt kui RFT900X seade, mis on kas otse Austraaliast hangitud või toodetud Hiina koopiana Austraalia disainist. Inertsiaalnavigatsioonisüsteem arvatakse olevat Hiina päritolu ning see on ühendatud Venemaal toodetud Cometra M8 satelliidi vastuvõtjaga. See on sama segamistõrje antennitehnoloogia, mida Venemaa on kasutanud oma Shahidi põhjal valmistatud kerandroonidel ning UMPK ja UMPB liukpommikomplektidel. Servoajamid ehk väikesed mootorid, mis liigutavad juhtpindu, olid Lõuna-Korea Dynamicsel MX64AR seadmed, mis on samuti turul saadaval ja elektroonikas on laiali umbes 20 erinevat tüüpi mikroskeemi, mis on pärit tootjatelt Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Šveitsist, Jaapanist ja Lõuna-Koreast. Aga kuidas saab sanktsioonide all olev Vene ettevõte hankida osi nii paljudest riikidest, mida avalikult toodavad firmad, kes tõenäoliselt ei soovi, et nende tooted satuksid tiibrakettidesse, mida tulistatakse Kiievi pihta? HUR-i andmetel liikus enamik elektroonikakomponente läbi ühe jaotuskeskuse, Vene elektroonika hulgimüüja nimega Chip and Tip,
mis on üks riigi suurimaid kodumaiseid turustajaid. Sealt edasi kirjeldab varasem Ukraina luureandmete raport sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustikku, mis suunab need impordid vaheriikide kaudu. Nende hulka kuuluvad Armeenia, Kasahstan, Hiina, Türgi ja Araabia Ühendemiraadid, kes kõik kasutavad varifirmasid, et varjata dokumentide jälge enne, kui osad üldse Vene tootmisliinile jõuavad. See raport põhineb avatud allikate analüüsil, mitte kinnitatud valitsuse järeldusel, kuid see muster langeb kokku laiemate probleemidega, millega lääne sanktsioonide jõustamine on aastaid maadelnud. Nimelt on kaheotstarbelisi elektroonikaseadmeid raske kontrollida, kui neist saavad tarbijaturul müüdavad kaubad. Sellel lool on ka rahaline külg. Kronstadt, ettevõte, mis ehitab Bandarooli, ei ole just olnud ettevõtte stabiilsuse etalon. Ühes 2025 aasta augusti raportis seisis ettevõtte silmitsi võimaliku pankrotiga. 3 kuu jooksul oli selle vastu esitatud umbes 40 kohtuasja, kogusummas ligikaudu $7,7 miljonit ning raporti avaldamise ajal puudus selge restruktureerimiskava. See muudab keerulisemaks tõhusa ja odava sõjamasina kuvandi, sest isegi Venemaa odav lahendus täppislöökide võimekusele näib olevat rahaliselt ebakindlal pinnal. Millal see asi siis tegelikult lahinguväljal välja ilmus ja kui palju Venemaa seda tegelikult kasutab? Üks varasemaid teateid Bandarolist tuli Venemaa Kapustini Ari polügoonilt 2024 aasta lõpus, enne selle integreerimist Venemaa kombineeritud raketi- ja droonilöökide pakettidesse. Sellest ajast alates on sellest saanud korduv element mõnedes sõja suurimates pommitamistes. Vene väed kasutasid väidetavalt Bandarooli moonasid ka 2026 aasta mai rünnakus, kuhu kuulus ka Oreshniki rakett. Relva on sellest ajast alates kasutatud laialdastes rünnakutes ning otseste teadete kohaselt kuulsid pealtnägijad nende droonide mootoreid enda kohal. Seega pole see enam isegi haruldane katserelv. Seda võetakse kasutusele Venemaa massrünnakute doktriinis, koos šahiidide, kaliibrite ja ballistiliste rakettidega. Ja just see massrünnaku roll ongi põhjus, miks Bandaroll on ohtlik teistmoodi kui tavaline tiibrakett. 2025 aasta aprillis analüütikute avatud allikate hinnangu põhjal leiti, et Bandarooli reaktiivmootor annab sellele kiiruse, mida tavapärane droon ei saavuta. See tähendab, et tavalised maapealsed kuulipildujad, mida Ukraina mobiilsed tulemeeskonnad on kasutanud aeglasemate Shaheedi droonide allatulistamiseks, ei suuda lihtsalt seda drooni tõhusalt jälgida ega tabada. Selle vastu võitlemiseks on vaja spetsiaalselt kiirete manööverdavate sihtmärkide jälgimiseks loodud süsteeme, tavaliselt radariga juhitavaid platvorme, nagu Saksamaa poolt tarnitud Gepardi iseliikuv õhutõrjekahur. See ongi Bandarooli peamine taktikaline probleem. See on piisavalt kiire, et lipsata mööda odavatest droonitõrjesüsteemidest, mida Ukraina on 3 aastat üles ehitanud, või on piisavalt odav, et Venemaa saab endale lubada nende märkimisväärset kaotust selle protsessi käigus. Sellel on ka rohkem manööverdusvõimet kui Venemaa vanematel tiibrakettidel, mis on oluline statsionaarsete õhutõrjesüsteemide vastu, mis on häälestatud ennustama tavapärasemaid, sirgemaid lennutrajektoore. Ja see viibki meid selle loopöördeni. 2026. aasta juuli keskel Ukraina 121. eraldi territoriaalkaitsebrigaad tulistas alla 2 Vene õhusihtmärki, millest üks oli Bandarol, kasutades 40 mm Boforsi L-70 õhutõrjekahureid. Kui see nimi sulle palju ei ütle, siis Bofors L-70 on Rootsi disainitud õhutõrjekahur, mis ilmus esmakordselt 1947 aastal ja võeti ametlikult kasutusele 1951 aastal ja seda on sellest ajast alates pidevalt kasutatud sõjavägedes üle kogu maailma. Me räägime relvasüsteemist, mis sõltuvalt konkreetsest üksusest on umbes 70 aastat vana. Tulekiirusega, mida tavaliselt hinnatakse 240 kuni 330 lasku minutis ja efektiivse laskekaugusega õhusihtmärkide vastu umbes 4000 meetrit. Täpsemalt öeldes ei olnud 121. brigaadi kasutatud relvadel suuri muudatusi peale uuendatud sihtimissüsteemide. See tähendab, et meeskonnad teevad seda tõenäoliselt peamiselt käsitsi sihtimisega, jälitades reaktiivmootoriga raketirelvaga, mis on loodud enne kaasaegsete digitaalsete tulejuhtimissüsteemide olemasolu. See on eriti märkimisväärne, sest teised kasutajad on sama relvaga läinud vastupidist teed. Mõned riigid on ühendanud L-70 radari tulejuhtimise ja automaatse sihtmärgi jälgimisega, muutes selle palju kaasaegsemaks lähikaitsesüsteemiks. Ukrainal annetatud üksused on vähemalt teadaolevalt kõige lihtsam versioon. Leedu toimetas esimese partii neist kahuritest Ukrainasse juba 2023. aasta veebruaris. Hiljem tarnis täiendavaid kahureid ka Holland, nii et see pole isegi relv, mida Ukraina ise ehitas või hooldas, vaid külma sõjaaegne NATO ülejääk, mis on ümber kohandatud 21. sajandi õhutõrjelünga täitmiseks. Nüüd tasub hetkeks peatuda ka teisel raketil, mis sel nädalal alla tulistati, sest kontrast räägib iseenda eest. KH-59 või nagu NATO seda nimetab, AS-13 Kingbolt on palju vanem disain kui Bandaroll
pärinedes Nõukogude Liidu arendusest 70. ja 80. aastatest, mida nüüd toodab Venemaa ettevõte Tactical Missiles Corporation. Sõltuvalt täpsest variandist on selle tegevusraadius umbes 115 kuni 290 kilomeetrit. Tippkiirus jääb vahemikku 900 kuni veidi üle 1000 kilomeetri tunnis ning lõhkepea kaal on umbes 300 kilogrammi, mis tähendab, et see on märkimisväärselt raskem kui Banderolid. Selle juhisüsteemiks on inertsiaalne navigeerimine lennu keskosas. Ninasse paigaldatud telerikaamera võimaldab lennukil viibival operaatoril visuaalselt sihtmärki tuvastada ja sellele lõppfaasis lukustuda. Teisisõnu, GH-59 on tõeliselt vanakooli täppisrelv, mis nõuab kriitilisel hetkel väljaõppinud operaatorit, kes jälgib videopilti. Banderol seevastu on pärast väljalaskmist suures osas autonoomne, juhitud GPS-i ja inertsiaalsüsteemi abil ning ehitatud piisavalt odavaks, et selle kaotamine 70 aasta vanusele õhutõrjekahurile vaevu mõjutab Venemaa tootmisarvestust. Sama nädal, sama brigaad, samad relvad, aga 2 täiesti erinevat raketi ehitamise filosoofiat. Samuti tasub märkida, et Boforsi lugu ei ole ainus õhutõrje edu, mida Ukraina on selle tüüpi massrünnakute vastu saavutanud. Sama raport märkis, et üks Ukraina Skynex süsteem hävitas ühes lahingus 12 Vene õhusihtmärki, sealhulgas 1 tiibraketi ja 11 Shahed-tüüpi drooni. See on see, mida annab kaasaegne radariga juhitav Saksa õhutõrjeüksus, mis on spetsiaalselt ehitatud kiirete väikeste ja madalal lendavate sihtmärkide allatulistamiseks. Eriti kui Venemaa kasutab droone, mis on tulnud otse kommertstehastest. Kui need 2 lugu kõrvuti panna, saad üsna ausa ülevaate sellest, kuidas Ukraina praegu oma õhuruumi tegelikult kaitseb. Mitte ühe imerelvasüsteemiga, vaid kokkulapitud lahendusega. Ühes otsas on tipptasemel radariga juhitav Saksa kahur. Teises otsas on käsitsi sihitud Rootsi vanaaegne relv. Mõlemad teevad sama põhitööd. Sest lihtsalt ei ole piisavalt kaasaegseid süsteeme, et kõike korraga katta. Ja mis veelgi olulisem, umbes samal ajal. Avatud allikate analüütik, kelle kasutajanimi on Special Curson Cat jagas videot, mis näitavat Vene Orioni drooni. Seesama platvorm, mis kannab Banderoli, põles põllul okupeeritud Krimmis, pärast seda, kui see oli ilmselt hävitatud omaenda poole, mitte Ukraina tegevuse tõttu. Teadlased geolokeerisid vraki Ivanivka nimelisse külla, mis asub umbes 13 kilomeetri kaugusel Kurtšist ja 11 kilomeetri kaugusel lennuväljast. Need droonid tegutsevad tavaliselt sealt. Video sobitub laiemasse pilti relvaprogrammist, mis on loodud kiiresti, odavalt ja sanktsioonide surve all. Mõnikord töötab see piisavalt hästi, et murda läbi Kiievi kaitse enam kui 500 relvarünnakus. Ja mõnikord kukub see ilmselt iseenda poolel rindel alla. Miks see kõik üldse oluline on? Selleks on mitu põhjust ja need ulatuvad kaugemale faktist, et muuseumi eksponaadist õhutõrjekahur võitis otseheitluses reaktiivraketi. Aga enne seda veendu, et oled sõjasaate kanalile tellitud. Tuume teieni uudiseid ülemaailmsest geopoliitikast ja kajastame mõnikord sündmusi, mis võivad tunduda otse kui väljamõeldis. Nagu näiteks see lugu siin. Tagasi selle juurde, kuidas Banderol täpselt laiemasse sõjakonteksti sobitub. Esiteks on see relv hea näide sellest, mida sanktsioonide surve sõjaaegse majandusega tegelikult teeb. Relvatootmist ei saa täielikult peatada. Selle asemel liigub riik üha enam improviseerimise suunas. Venemaa ei saa lihtsalt hankida täppisoptikat, kiirguskindlaid elektroonikaseadneid ega spetsiaalselt ehitatud turbojette, mida traditsioonilisse kõrgklassi tiibraketti oleks vaja sellistes kogustes, nagu neil vaja on. Seetõttu ehitatakse rakett hoopis erinevatest osadest. Teoreetiliselt võiks igaüks, kellel on krediitkaart ja AliExpressi konto neid tükikaupa osta. Vahendajate riikide ja hulgimüüjate kaudu, et jälgi varjata. See on märk sellest, et sõjatööstus kohaneb nappusega, liikudes odavamate lahenduste poole. Ja see sunnib lääne valitsusi ning ekspordikontrollisüsteeme tõsiselt mõtlema, kui hõlpsasti on tarbijaelektroonika tarneahelaid võimalik ära kasutada, kui lõppkasutajal on piisavalt kannatust, et ostu läbi 2 või 3 vahendajariigi varjata. Teiseks on selle sõja kulude küsimus ja siin aitab, kui paneme relvadele, mida me pidevalt mainime, ka tegelikud numbrid kõrvale. Hinnangud Venemaa KH-101 kohta erinevad tohutult sõltuvalt sellest, kes aruannet koostab. Ukraina ja lääne analüütikud on hinnanud selle maksumuseks alates umbes $1,2 miljonist madalamas otsas kuni koguni $13 miljoni kõrgemas otsas. Kaliber jääb samuti üsna laia hinnavahemiku sisse, mida tavaliselt hinnatakse umbes $1 miljonist kuni $6 miljoni, sõltuvalt sellest, kas tegemist on ekspordi või kodumaise variandiga. Tavalise Shahed-136 tüüpi drooni hind jääb seevastu tavaliselt vahemiku $20,000 kuni $50,000. Ukraina luurehinnangul võivad Venemaa siseriiklikult toodetud versioonide hinnad ulatuda kuni $70,000. Me jätame need numbrid meelega ebamääraseks, sest erinevalt Banderoli komponentide nimekirjast on need laiemad raketikulude hinnangud vaieldavad ega ole kinnitatud.
lepingud ja allikad annavad omavahel lausa 5 või isegi 10 korda erinevaid numbreid. Aga isegi kui võtta iga vahemiku kõige konservatiivsem ots, rakett, mis on ehitatud $16 000 hobiklassi reaktiivmootori ning tarbijaklassi servode ja akude ümber, on selles võrdluses palju lähemal droonile kui raketile. See tähendab, et Venemaa suudab neid asju toota ja kasutada sellises mahus, mis oleks näiteks KH-101 puhul mõeldamatu. Ja kaasata need massiivsetesse rünnakutesse, mis on spetsiaalselt loodud Ukraina õhutõrje ülekoormamiseks lihtsalt suure hulga samaaegsete ohtude kaudu, mitte ühegi üksiku relvakeerukuse tõttu. Banderol ei püüa olla kõige targem rakett taevas, vaid tahab olla lihtsalt veel üks kiiresti liikuv probleem rünnakulaines, kuhu juba kuuluvad ka šahhidid. See on ka koht, kus küsimus, kas see on droon või rakett, lakkab olemast pedantne ja hakkab tegelikult mõjutama seda, kuidas Ukraina oma kaitset üles ehitab. Venemaa on teinud oma šahhidi seerial sama katsetust, mida ta tegi Banderoliga. Reaktiivmootorite lisamine varem lihtsatele propelleriga uitlaskemoonadele. Tulemuseks on variandid nagu Keran 3 ja Keran 5. mis väidetavalt suudavad saavutada kiirusi umbes 500 kuni 600 kilomeetrit tunnis. See asetaks need otse tiibrakettide kategooriasse. Ukraina õhujõudude pressiesindaja Yuri Ignat on seda mõju otsekoheselt kirjeldanud, öeldes, et radaril näitab üks neist reaktiivmootoriga variantidest end tiibraketina juba ainuüksi lennuparameetrite järgi. Lihtsalt sellepärast, kui kiiresti see liigub. See määrab, millise tõrjeraketi Ukraina patarei ülem haarab ja tõrjeraketid ei ole hinnalt võrdsed. Üks ainus. AIM-120 AMRAAM. Rakett, mida NASAMS patareid on kasutanud aeglasemate šahhiidide allatulistamiseks, maksab ühe lasu kohta kuskil 500 000 kuni $1 miljoni vahel. Patriot PAC-3 tõrjerakett maksab ligi $4 miljonit, kui $16 000 mootor sunnib sind kulutama $500 000 kuni mitu miljonit dollarit. Lihtsalt selleks, et see taevast alla tuua. Vahetussuhe on selle relva kogu mõte, olenemata sellest, kas liigitad selle drooni või raketi alla. Samuti tasub mainida, et Ukraina mängib seda sama mängu, kuid vastupidises suunas. Ukraina Polarnitsia rakettdroon, mida kasutati esmakordselt lahingus 2024 aasta augustis, kaalub umbes 320 kilogrammi, millest ligikaudu 100 kilogrammi moodustab lõhkepea. Stardib tahkekütuse kiirendiga, enne kui selle turbojoamootor töö üle võtab ning väidetavalt saavutab kiirusi kuni 900 kilomeetrit tunnis lennuulatusega umbes 650 kilomeetrit. See on peaaegu võrreldav KH-101-ga. Ukraina ametnikud on hinnanud selle ühiku hinnaks alla $1 miljoni ning mõned Ukraina hinnangud on veelgi madalamad. Siiski, selle sõsarprogramm Peklo väidetavalt on seda isegi odavam ehitada kui Ukraina LUT kaugmaa ründedrooni, mille hind oli umbes 200 000. Samas saavutab see kiiruseks kuni 700 kilomeetrit tunnis ja lennuulatuseks umbes 700 kilomeetrit. Arendajad väidavad, et kasutatakse kuni 70 kodumaist komponenti. Teisisõnu, mõlemad pooled on iseseisvalt jõudnud järeldusele, et kiireim viis ületada odava drooni ja kalli raketi vahe on lihtsalt ehitada midagi, mis jääb nende kahe vahele. Ja see, kes suudab seda hübriidklassi kiiremini rohkem toota, saab selles konkreetses relvastus võidujooksus eelise. Kolmandaks, relvad on olulised, sest need sunnivad Ukrainat pidama asümmeetrilist kaitsesõda kahel väga erineval tehnoloogilisel tasemel samaaegselt. Ühest küljest kasutab Ukraina tõeliselt tipptasemel süsteeme Saksa Gepardid, mis on spetsiaalselt ehitatud kiirelt manööverdavate sihtmärkide jälgimiseks. Ja nagu me mujal käsitlesime, ka varased laseripõhised droonitõrjesüsteemid. Teisest küljest, kui kaasaegseid süsteeme pole piisavalt palju saadaval, Ukraina meeskonnad kasutavad kõike, mis töötab, sealhulgas annetatud aastakümneid vanu õhutõrjekahureid. Vaid väikese sihiku uuendusega suudab Bofors L-70 endiselt sihtmärke alla tuua 2026 aasta. Päritolu reaktiivmootoriga rakett ei ole tegelikult lugu külma sõjaaegse inseneritöö ajast ees olemisest. See on oma olemuselt lugu õhutõrjest. Lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, kas meeskond suudab sihtmärgi jälgida, sihtida ja lasud enne sihtmärgi saabumist ette lasta. Ja sellest, kui õhukeseks Ukraina õhutõrjevarud on pidanud venima, et katta iga kõrgust, kiirust ja lennuprofiili, mida Venemaa pidevalt kasutab. Kui kõik see kokku panna, siis räägib Banderol meile midagi suuremat sellest, kuhu selle sõja relvatehnoloogia liigub. Piir drooni ja tiibraketi vahel hakkab kaduma, mis varem olid kaks eraldi kategooriat, koos kahe erineva kaitsetaktikaga. On kokku sulamas üheks kiirete, odavate, reaktiiv- või propelleri jõul töötavate GPS-i ja inertsiaaljuhtimisega laskemoonade klassiks, mida saab ehitada peamiselt standardsetest valmisosadest. Ukraina enda Polarnitsia ja Peklo programmid on sisuliselt sama idee, liikudes vastupidises suunas. See, kes suudab neid asju kiiremini ja odavamalt ehitada ning kes suudab oma õhutõrjet kõige kiiremini kohandada, saab järgmises selle võitluse faasis eelise. Praegu kaldub selle konkreetse vastasseisu skoor Ukraina vana relva kasuks. Ja seegi on märkimisväärne, sest see viitab sellele, et me näeme veel relvi, mis peaksid kõigi märkide järgi olema aegunud.
Ukraina rindejoon on sisuliselt eri tehnoloogiliste põlvkondade relvade teoraam, mis kõik näitavad, kui oluline võib olla iga väiksemgi eelis, leidlikkus ja kohanemisvõime. Aga Ukrainal on veel trikke varuks. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot ja kindlasti telli sõjasaade, et olla kursis viimaste arengutega rindelt.